Tere, imeilusat laupäeva teile kõigile. Mina olen siis tagasi siin praegu jagamas oma puhastuse / paastuteekonda. Et kuidas mul siis läinud on ja mis ma siis selle aja jooksul olen söönud ja mis üldse on toimunud tegelikult, sest et see on selline palju, see ei ole lihtsalt nagu kehaga seotud selles mõttes, et mis me sööme, eks ole, ja mis me joome, vaid ka emotsionaalselt tegelikult, kui sa võtad ette mingi puhastuse, siis hakkab ka emotsionaalkeha ennast puhastama. Et kõik meie kehad, et meil on neid kehasid päris mitu tükki. Siin peal on veel mitu, mida me tegelikult ei näe, aga tunneme. Ja näiteks üks osa nendest kehadest on meie emotsioonid, meie emotsionaalne keha siis nii-öelda. Ja kui me hakkame üldse mingeid puhastusi tegema, siis tahame või mitte, hakkavad ka siis teised kehad puhastuma. Seega mul on olnud väga huvitavaid kogemusi see nädal. Aga mis ma siis sõin ja kuidas ma seda kõike tegin? Tegin siis seda keega, eks ole. Võtsin siis esimesel päeval 2 teelusikat hommikul, sulatasin ära ja siis jõin sisse. Siis teisel päeval 4, kolmandal päeval 3, kolmandal päeval 6 ja 4. päeval 8. Ja tegelikult täna oleks pidanud siis olema see päev, kus ma oleks võtnud 2 teelusikat kastooriõli, et see oleks pidanud siis nagu nii-öelda nagu puhtaks uhtuma kõik. Kastooriõli mul ei olnud ja ma ei tea, mul ei pakkunud erilist vaimustust see mõte, et ma nagu pool päeva lippan siin. Ütleme niimoodi, et ma siis natukene kuulasin oma keha ja vaatasin, mis tema tahab. Aga selleni me jõuame natuke hiljem. Igatahes, mis ma sõin üldse? Hommikuti ma sõin siis riisi. Keitsin riisi ära, panin sinna natukene kaneeli, natukene mingit puuvilja, vahest panin rosinat. Siis ma sõin veel, esimesel hommikul ma sõin riisi. Siis teisel ja kolmandal hommikul ma sõin tatart, toortatart keitsin, samamoodi. Panin siis natuke pähklit, natuke rosinat, natukene kaneeli. Ja eile hommikul ma sõin hirse, nagu puhast hirssi siis keitsin. Mul on selline hirs. Ja selle keetsin ära. Ja siis sinna samamoodi. Sinna ma panin isegi natukene kokoshelbeid sisse. Et samamoodi kaneel ja siis rosinaid natukene. Ja mis ma õhtusöögiks? Lõunaks tegelikult tavaliselt ma tegin nii palju seda hommikust teravilja siis, et ma sain lõunaaeg ka veel süüa. Seda sama, lihtsalt võib-olla mingi teise puuviljaga või natukene nagu lasin varieeruda sellel. Ja õhtuks ma tavaliselt tegin siis selleri ja läätsedega tegin sellise võib-olla vähe paksema supi. Ma panin sinna loorberilehti, soola, hästi palju koriandrit, sest ma olen tohutu koriandri fänn ja koriander aitab ka keha puhastada. Ja üldse tulla tegelikult kontakti oma kehaga, et koriander on selles mõttes väga tänuväärt ürts. Et ta aitab meil paremini oma keha kuulata ja just neid kehasignaale, mitte siis nagu, mis meie aju arvab, eks ole, vaid mida meie keha siis ütleb. Siis ma kasutasin köömneid. Köömned soodustavad ka seedimist ja puhastumist ja siis ürts, issand jumal, ma olen vastuse võlgu nüüd, nagu ma näitan, vürtskööme, jah, just vürtsköömed kasutasin ka. Ja see on ka, tihtipeale India toitudes hästi palju kasutatakse seda. Et samamoodi puhastab keha. Ja tegelikult ma tegin ka endale, terve selle aja jooksul, siis ma tegin endale teed vürtsidega. Ja et nagu veel ühe väikse nüansi oma puhastusele anda, ma kasutasin nelki ja rosmariini. Mis tegelikult need 2 tükki oma vahel, nelk ja rosmariin siis kombineerituna, aitavad puhastada keha igasugustest, vähe sellest, et põletikest, eks ole, aga ka sellistest seentest, et kui seened on nii-öelda, meil kõigil on kehas erinevaid seeni, pärmseen aga lihtsalt nad peaksid olema tasakaalus, eks ole, et nad ei tohiks vohama hakata või võimust võtma, et kui me näiteks söömegi liiga palju suhkurt, siis nagu seen lihtsalt mõtleb, et
läheks üle keha, läheks organitesse, hakkaks nagu möllama seal kehas ja siis tekivad igast probleemid. Igasugused jalaseened ja kõik, mis vähegi saab, kõik sellised seenega seotud kehaprobleemid hakkavad tekkima tegelikult, sest seen hakkab kehas vohama. Ehk siis rosmariini ja nelgitee aitab väga hästi seda seespidiselt reguleerida. Et kui on nagu natuke paigast ära see asi, siis soovitan rosmariini ja nelgiteed. Ja mis ta veel teeb? Rosmariin on üldse ajutegevust toetav ja tegelikult on täiesti katsetatud järgi, et rosmariiniõli, kui pähe määrid või siis ka kui teed jood, siis ta tegelikult vabastab kehas seda õnnehormooni ja on täiesti depressiooni vastane. Et see ongi selline hea looduslik ravim siis depressiooni vastu. Rosmariin. Nii, hommikusöögist rääkisin, lõunast rääkisin, õhtust rääkisin. Ja teate, kogu see aja jooksul ega tegelikult nagu väga ei tahtnudki süüa. Ikka vahepeal tuli siuke tunne. Ma olin palju produktiivsem, mul oli palju rohkem energiat. Mul seda mõtteudu oli palju vähem, et oli nagu suhteliselt selge ja ma suutsin hästi palju ära teha. Ja täpselt see võib-olla selline natukene ebamugavam pool sellest asjast oli siis ka, et tulid üles sellised emotsioonid, mida ma võib-olla ei ole lubanud endal tunda. Pigem ebameeldivad. Pigem siuke raskus, kurbus, isegi meeleheide, et kuidagi tulid üles ja ma tegin hästi palju joogat ja venitasin ennast ühesõnaga. Ei pea selle jaoks, ma pean mingi joogakunn olema selle jaoks, et ennast venitada. Ei pea. Võid ka teha lihtsaid venitusharjutusi ja sellest ka täiesti piisab. Ja et tundsin kuidagi, et mul on palju rohkem energiat selle aja jooksul tegelikult. Ja läks vähem tähelepanu ka üldse nagu toidu peale, sest eestlasel ma olen pannud tähele, ma ei tea, kas see on meil mingi ajalooga kujunenud või, et eestlane kipub ikkagi oma emotsioone nagu toidu alla matma. Et kui on ikkagi raske, siis minnakse sinna külmkapi poole ikka hirmsasti. Et see on ka siuke hea ja ka minul on olnud see, et siis on nagu hea selle paastu veel üks hea kõrvaltoime on see, et sa ei saa hetkeks seda teha ja tegelikult toobki nagu tähelepanu sellele, et see on tegelikult jumala okei kogeda neid ebameeldivaid tundeid ka ja kuidas seda üldse siis teha, et saada see kogemus, sest kui meil on kogemus, siis me ei karda enam neid, on ju. Et siis on see kuidagi tuttavam ja me julgemini lubame endale neid ka. Mida ma veel tahan jagada? No siin lõpus, nagu ma ütlesin, soovitati siis, et 2 lusikatäit kastooriõli, et see peaks siis nagu puhtaks lükkama kõik, eks ole. Aga ma ei olnud väga vaimustuses sellest, võib-olla järgmine kord. Et see on ka see koht, kus tegelikult, kui üldse teha puhastuse kohast, et julgustan ka kohandama seda enda keha järgi, et mis tundub nagu sobivam siis sinu kehale. Ja siin ma jagangi, et mina otsustasin lõpetada oma puhastuse siis mahlaga. Mul on aeglane mahlapriss ja ma panin siia mahla kokku arbuusi, sellerit, kurki ja sidrunit. Ja siis ma segasin need kõik kokku ja need on kõik väga head siis puhastajad. Sellerist ma juba rääkisin. Lisan lihtsalt siia selle, et seller puhastab hästi tugevalt maksa. Et kui nüüd see G aitas siis liigutada kõik need toksiinid kehas siis maksa ja sealt muidugi edasi maks hakkab ise juba toimetama, neid välja kehast ajama. Aga et aidata siis ka maksal nüüd täielikult puhastuda, siis seller ja arbuus on ja sidrun on 3 väga head asja, mis aitab seda teha. Ja mul on üks asi veel, mul on aaloemahl siin. Ja aaloemahl on veel üks teine asi, mis aitab ka just soolestiku mikrofloorat aitab toetada. Nii et niimoodi teen, ma ei tea, kellele ma nüüd reklaami teen. Sankt Bernhard. Need on igasuguseid selles mõttes, aga soovitan lihtsalt vaadata, et mis on see kõige naturaalsem siis, et ei ole mingeid lisaaineid siia pandud. Et aaloemahla panin ka siia sisse. Ja ega siis muud ei olegi vist äkki, ma mõtlen. Kas tahab veel tulla midagi muud. Ühesõnaga see mahl siis, täna ma olengi siis mahla ja vee peal veel, võib-olla teen teed ka
ja siis homsest hakkan niimoodi vaikselt tasapisi jälle lihtsaid toite. Et see oli küll tegelikult siuke hästi tore avastus. Et teate, kõik need toidud, mis me poest ostame, millel on pandud neid iga seesid ja lõhna ja maitse tugevdajaid sisse ja tegelikult nad nullivad ära meie tundlikkuse, meie maitsetundlikkuse ka. Ja siis, kui me sööme mingit kas või lihtsalt tatart on ja siis me oleme nagu kohutav, eks ole. Et see ei maitse üldse hästi ja praktiliselt ongi täiesti maitsetu. Aga tegelikult on neil väga hea maitse. Et ka esimene päev mul oli ka natuke raskusi ja teine isegi ka oli veel natukene nagu, aga 3. päev ma juba hakkasin tundma rohkem maitseid. Ja see tavaline tatar oli ka, ma oleks tegelikult vabalt võinud ka ilma selle kaneeli ja nende rosinateta seda süüa, et ma hakkasin tundma seda tatra enda loomulikku magusust ja seda maitse tasakaalu, mis temast tegelikult on. Et selline puhastus aitab ka siis oma tajusid siis teravdada, ütleme niimoodi. Kehatajusid eriti. Et me teravdame oma tajusid ja see on ju ainult hea. Sest siis me oleme vastuvõtlikumad ka infole, mis tegelikult aitavad meil edasi liikuda läbi ükskõik millise situatsiooni, probleemi või millegi, mis vajab lahendust või meie lehitlikku meelt. Et siis see aitab selleni kergemini jõuda. Et tegelikult siis kuidagi tulebki praegu see ka, et kui on elus mingid mured või mingid rasked kohad, et siis selle asemel, et ennast nagu toiduga hulluks süüa või mingi räiged magusat näost sisse ajada. Et siis võib-olla hoopis tõmmata hoopis tagasi selles kohas ja lubada endale natukene puhkust seedimisele, eks ole. Sest ma just ennem eile nägin ühte huvitavat videot, kus räägiti ka suhkruajust. ja seal ta rääkiski just sellest, et kuidas tegelikult inimene, kes on suhkru mõju all, ta ei saa üldse reaalsuses tegelikult aru nii, nagu see on. Et ta lõikab pool sellest reaalsusest välja. Tal tekib selline tunneli vaade ja ta ei näe tervet pilti, vaid ta näeb ainult seda võib-olla mingit probleemi, eks ole. Et see on hästi huvitav video oli. Ja innustas mind veel rohkem siis tegelikult kodust ära koristama kõik sellised töödeldud suhkrud. Sest tegelikult, nagu ma ütlesin, suhkur on tegelikult selline asi, mida meie keha otseselt ei vaja ainena, mineraalina, seal ei ole midagi sellist, mida meil vaja üldse oleks tegelikult, mitte väga, vaid üldse ei ole vaja. Et aga jällegi selline kollektiivne sõltuvus, millest ega me ei saa lahti ennem, kui me ise seda ette ei võta, on ju. Et ma tean, et on kerge minna kiusatuste poole, aga ongi hea koht, kus oma iseloomu treenida tegelikult. Ja võtta vastutus selle eest, et mida me tegelikult enda suust sisse ajame. Mitte lihtsalt suvaliselt seda teha ja siis pärast olla vaevalda terviseprobleemide käes ja siis kurta, kuidas on arsti ajad pikad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et see on kõik väga suur osa meie elust on meie enda kätes, õigemini kõik on meie enda kätes. Siin ei olegi mitte midagi muud öelda. See on lihtsalt kättevõtmise asi. Ja kui võib-olla on juba mingid tervisemured, ma ei ole arst, eks ole, selles mõttes, et ma ei ütle siin, et tehke nii või tehke naa, ma lihtsalt jagan siin oma kogemust praegu. Ja kui on juba mingi terviseprobleem käes, siis muidugi, siis tuleb konsulteerida oma arstiga, tunnetada oma keha, uurida natukene internetist, eks ole, et neid puhastusi ja paaste on siiamaani. Ja on selliseid pehmemaid, tegelikult see, mis mina tegin, oligi väga pehme, sest ma tegelikult ju sõin terve see aeg, ma lihtsalt sõin lihtsamaid asju. Ja see oli väga üks asi, mida ma panin oma supi sisse, oli veel ka kurkum. Kurkum ja pipar koos on ka hästi tugevad põletikuvastased. Et mis iganes siis kehas toimub, et need aitavad siis tasakaalustada seda, et see põletikuprotsess ei oleks rohkem, kui see peaks kehas olema, sest väike põletik kehas on väga hea. Et see aitab ära põletada neid asju, mis seal olema ei pea. Aga kui see läheb juba väga kõrgeks see nagu stabiilseks põletiku seisundiks, siis tekivad igasugused haigused ka kehas, hakkavad avalduma siis. Vot, siuksed lood. Nii et see mahl on ülihea, väga soovitan.
see on hea viis, kuidas süüa sellerit või kuidas siis kasutada sellerit oma menüüs. Sest nagu ma esimeses videos mainisin, selleril on väga spetsiifiline maitse. Et paljudel ongi sellepärast juba mingi, ma ei saa sellerit süüa. Aga pane sinna midagi juurde, mis teda tasakaalustab. Et arbuus on väga hea, melon, õun, väga hea, sidrun. Et need on väga head tasakaalustajad siis sellerile. Et nad võtavad ära selle siukse kibeda maitse. Ja siis saad ju tarbida. Et ei ole vabandust tegelikult, vaid on lihtsalt vaja mõelda, kasutada oma kujutlusvõimet ja tahaks öelda loogilist mõtlemist, aga siinkohal vist paljud tahaks minuga vaielda, sest loogika on kõigil erinev, mida nad oma elule rakendavad. Nii, aga kuidas ma tunnen ennast? Ma tunnen ennast väga hästi, ma olen väga positiivselt meelestatud ja mul on palju rohkem energiat. Ja järgmine kord ma arvan, et ma teen isegi pikemalt. Sest ma tunnen, et sellest võib-olla jäi natuke lühikeseks. Aga erinevatel põhjusel ma siis seekord otsustasin, et ma teen see 5 päeva, sest lihtsalt edasi läheb elu väga aktiivseks. Et see siis praegu oli selline pausi aeg, kus ma võtsin aega iseendale, et vaadata iseendasse, et lubada oma kehal tulla tagasi tasakaalu. Ja mul ei olnud selle jaoks üldse palju vaja. Ma ei pidanud ostma poest kokku mingisugused, ma ei tea, mis asju, mingisuguseid puhastuskomplekte ja ma ei tea, eks ole. Vaid ma võtsin selle, mis mul tegelikult kodus olemas oli juba. Nii et jah, kõik on käe-jala juures ja kõik on meie enda kätes. Nii et ma loodan, et ma inspireerisin sind selle teekonnaga ja soovin sulle imeilusa laupäeva jätku. Ja et sa teaksid, et kõik, mida sa soovid, on käe-jala juures. Lihtsalt tee silmad lahti. Kõik ilusat.